No nii, Java on ka nüüd mingis osas pakitud. Eelneval pildil oli näha, mida ma kaasa võtan kohvritesse. Ega ma väga täpselt ei teagi, mis ma veel ekstra juurde peaks võtma. Okei, Pirni R2 oma peaksin ostma teeb. Ja siis selle 2-liitrise, parandan 1-liitrise 2 takti õli panen veel kohvrisse, et 2000 kilomeetri peale peaks 2 liitrit õli olema. Siin ma natuke valasin ühte teise kohta oma reservi topsi natukene. Nüüd Javast ise, et noh, nagu näha, siis akukarbi juurest on see kate tuld tõmmanud, ikka juhtub. Eile sai pandud siis uus tagarehv, peaks olema okei. Siin on pandud suunakad, peaksid olema kah okei. Tulen siin asjad, no ikka juhtub. Siis Ermo teeb, sätib ühe pakika siia, et siia tulevad mul küljekohvrid, et nad vastu seda ei tuleks, muidu ma seda pakikat ei paneks. Ees on ka suunakas, siit pani nupp jooksu, ei ole väga hullu. Sellise Java seis on ning oluline reisi asjandused või lisad juures on püsikirjas hoidja. Ilusti peale, tagasi, peale, tagasi. See lihtsustab oluliselt sõitu, et saab mugavalt gaasi hoida. Telefoni hoidja, Q-moodi oma, juhtme oma laadija, siin Samsungil on see täitsa olemas. Lisaks eraldi on ka juhtmega laadimisvõimalus, saab siit ümber lülitada, hoiab päris tugevalt. Oluline on tuua ta piisavalt kõrgele, et ta oleks võimalikult silmadega risti. Põhjus on lihtne, päiksevalgus tagant. Ja seda on hea panna ja ühendada ja ongi kinni. Ei ole väga suurt tragöödiat. Nüüd kilomeeter siis 11 523. Asjad töötavad. Paneme selle julkar tööle ka. Natukene on oma töötanud. Peaks ilusti käivituma. Selliselt ta mul siis nüüd töötab. Suhteliselt okei. Summutid ei jõudnud tsehhist kohale. Vapätid üle kuu ootan juba. Ja mis seal ikka, tuleb praegu nendega minna, et summutid töötavad erinevalt. Vaksed teine ja kuigi. Aga on töökorras. Nii. Tuled töötavad. Esimene tuli. Suund. Selge. Suund töötab. Parem saatja töötab. Ja need on nagu siis päiksevalguselt ilusti näha ka siin. Ja võib öelda, et täna vähem head sellised. Pärast ka. Töötab. Pidu see tuli